tere hommikust, käes on kolmapäev, lotokolmapäev ja mina stardin bussijaama poole. Me sõidame täna Lätti, Riiga. Meid on seal ees ootamas 4-päevane Hiilsi camp. Ma olen nii elevil, sest ma pole kunagi käinud välismaal, nagu mingis campis. Ja ma ei ole käinud ka Hiilsi campis, nii et minu jaoks on nagu mitu uut asja korraga. Täna me siis kõigepealt lihtsalt sõidame kohale, homme hakkab õige asi, aga täna me mõtlesime, et me tahame nagu välja puhata ennast. Nii et sõidame sinna, meil on Airbnb võetud, Eestis läheb päris palju tantsijaid. Meie oleme 4 ühes Airbnb's, mina, Grit ja siis veel 2 neiut Empire'ist. Vot, nii et let's go, I'm so excited! Vaadake, kui kõrged uksed. Crazy. Upsti. Tere tulemast meie tagasihoidliku väiksesse korterisse. Siin on esimene vannituba, siin on meil väike vannikene, kes tahab minna. Siin on koridor, siin lõhnab palju või mega hästi. Nii. Siin teeme need hommikusi selfisi. Siin on minu ja Griti tuba. Selline. Väga spacious. Nii, mis meil siin veel on? Siin on teiste tšikkide tuba. Ja siin on neil ka eraldi vetsutuba. Wow. Nii, ja vaadake, kui kena see eluruum, nii nagu ilus, päike paistab, söögituba ja köök ja Grit. Korteriga on tutvutud ja nüüd me läheme ostma süüa. Praegu vaatan siin nende ruusi trenni tosse, Pumasi. Üks variant on see ja siis need. Ja need on nii comfortable. Lähme taas siia söögikohta, kus me käisime suvel enne ühte tantsuintensiivi. Let's go! See on täpselt paras minu arust. Te olete kunagi näinud nii väikest panni? Täiesti haige. Mina söön hommikuti 1 muna ja siis võtad siukse... See on täpselt minu serving. Normal people serving. Mariti serving. Nii, vaadake, mis ma siit leidsin. Ma armastan Zephyri, just seda nagu šokolaad ümber ja siis vanilja on see. Ja see on nüüd siis šokolaad on ümber, aga berries semolina mousse, ehk siis maasika maitseline vaht. Proovime. Taste test. Tavaline näeb välja. Või see lõhnab jube hästi. Ta maitseb nagu maasikas. Wow. I know, right. Nagu sellel on tavalise Zephyri maitse ja hint of strawberry. Väike näomask läks peale ja natukene nüüd naudime. Ready, day 1. Ma siis jõuan ikkagi siin ühe väikse kiraptidi teha. Täna algab meil päev Sisko ja Pedroga. Sisko on siis üks onukene, kes käis kunagi Eestis ja mulle väga meeldis ta klass. Ja Pedro Intensivil käisin ma eelmine aasta ka siin Riias. Nii et mõlemad on tuttavad ja selline täpselt mõnus hea alustuseks, sest nad on mõlemad nagu väga hea vibe'iga. Ja siis täna on see mingi welcome party. Me veel vaatame, kas me sinna lähme. Jah, let's go! Siin goodiebagis olid sellised sussid, certificate, juba et oled teinud kõik ära. Uued läbi veel minema või? Siis see... Oota, kas seal on siis ka mingi riietus? Jah, ja heela. Selle mäpid on mis kurssi? Aasta lõpuks 5. Lepsud ja joogid. Võtame selle kaasa. But I cannot hear you. Are you here? Let's go. Siska!
Snap said, you don't know what love is. Hop, 5, 6, and turn in the hair. 1. First time at Hills Convention Riga. Please welcome Pedro! 5, 6, 7, shoulder go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, go 1 and 2, and then 3 and 4, 5 and 6 and 7, got 1 and on and on and on, and on and on and on and on, and I'm gonna rock like this. 1, tap, 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 talk shit. 1, whoa, shot, do, boom, shot. 1, 2, 3, 4, yeah. No nii, esimesed 2 klassi on tehtud, me oleme ajagraafikust ikkagi maas. Nüüd on niimoodi, et alguses pidi olema paus 1,5 tundi, nüüd on 45 minutit. Me hakkame ruttu sööma. Esimene klass Siskoga oli nii mõnus selline rahulik sisseelamine, aga siis teine Pedroga oli see energia oli ülibänger. Nii et segava meeldis meile täiega. See oli väga vibes. See oli väga vibes. See oli party vibes, vaata. Täiega party vibes. See tõmbas nagu Jaa. Siit oleks varsti, jah. Aga lähme nüüd sööma siis. Ma ostsin endale särgi. See on siis see särgika, mille ma ostsin. Tagant on selline. Ja nagu on täpselt see fit, mida ma kannaks hip-hopis. Ja läks mingi joo. Ja no tegelikult miks mitte ka Hillsis. Et need suured parukad on vibe. Vot. Aga kuidas siis esimene päev oli? No minu arust kõik oli bänger. 4 klassi see on tehtav, et väga hea algus. Kui ma paneks järjestusse, siis ma ütleks niimoodi, no kõige lemmikum oli Pedro esimene klass, mis oli see hästi fast ja niisugune Amabi selle lollergi. Teine oli Pedro see Pussycat oli see uus laul. See oli mega vibe, see oli ka tossudes, mis oli ülihea, sest nagu terve kontsadel olla, siis lõpuks see, et sa saad lõpuks tossudest tantsida, et see on nagu päris mõnus. Ja Siskoga oli see, et ta meeldis ka, lihtsalt Pedro meeldis rohkem. Et Sisko esimene klass, mis oli hästi aeglane, meeldis mulle rohkem. Teisega lihtsalt võib-olla see laul ei olnud päris minu vibe, aga samas ka valik äge. Ja korralik eneseületus ja väga palju tööd on vaja endaga teha veel, aga samas siin me olemegi selleks, et endaga tööd teha. Nii et jaa, meil oli Kritiga plaanis minna sinna nii-öelda welcome partile, kus siis on mingi pidu, siis seal on mingid need nagu showcase'id, et inimesed said siis saata oma mingid videosi ja siis valiti välja inimesed, kes siis saavad esineda seal. Nii et lähme vaatame neid. Ja siis koju tuttu. Homme on täiesti crazy päev, aga sellest ma räägin homme. Üks naine, mingi Xasmi, midagi sellist, tema ikkagi ei tule, kes pidi eile homme olema. Tema asemel on üks teine naine, mingi uus, oota, mis see riigist on? Venemaalt Lena Platonova. Ta oli täna ka lihtsalt siin, nagu tantsis ma nägin. Ja siis võib-olla sellepärast oli kuidagi, kuigi ma vaatasin. Teine oli tegelikult täpselt sama olukord. Oli jah? Et üks ei saanud tulla ja siis, kes oli siin tantsime, siis ta tuli tegi ise klassi. Aga ma nägin niuke story't sealt Leenalt, et ta oli Siskoga autos ja oli mingi... Nad on seda. Ja ma mõtlen, et äkki nad tulid koos kuskilt. Vot sellised lood. Venitus on tehtud, pesus on käidud, õhtul ma tegin seda masinatul endale. Ja esimene päev edukalt üle elatud. Aga lihtsalt ütlen teile, see head saab homme 6 klassi. Ja juba täna oli selline, et 3. klassis ma juba tundsin, et energia hakkab langema. Nii et stay strong. Teised on tegelikult juba kodus. Ma käisin ostsin poest veel salatit, sefiiri. See oli nii hea. Ma ostsin nüüd vaarikavaid sellist. Ja lähme nüüd siis tuppa. Sulle avokaado meeldib või? Mulle on hakanud meeldima, aga Nii, tere hommikust, täna on käes teine päev. Ja meil on täna 6 klassi.
päev hakkab kell 10 ja lõpeb kell 10. Me alustame uue treeneriga, kes ei pidanud olema alguses. Mis teil oli? Lena Platonova. Siis tuleb Chanel, kelle intensiivil me siin käisime sügisel. Siis tuleb Ksenia, üks tädi. Siis peale Ksenia... See tädi on sinust väga palju noorem. On vä? Muidugi ta mingi 20. I feel old. Oota, mis peale pausi oli? Chanel äkki. Devantega. Devantega oli see, et ta alguses pidanud olema. Ja siis, oota, mis sa kõik rääkisid, et nõuti teda, aga ta ei vastanud või midagi? Korraldajad kirjutasid Devante ei vastanud, siis umbes tehti mingi kirgi, et miks selline suur artist ei vasta, et tal on mingi assistendi vaja. Ja siis öeldi, et kirjutage Devante postituse alla, et ta tuleks Riiga. Ja siis nüüd ta tuli. Ja ta annabki nagu lisaklassi, et tegelikult ta ei pidanud üldse andma. Ja siis peal teda on uuesti Chanel. Ja siis õhtu lõpetab Nico. Vot selline line-up meil siis. No vaatame, kuidas siis läheb. Day 2, let's go. Please welcome to the stage, Lena Platonova! Hello, good morning, how are you? Yellow bottom cheek, yellow bottom cement. And groove. Into this leg. Up and over. And then I have to hold it. Shot. Boom, boom. We met like a while ago. Okay guys, I'm so happy to be here and finally 5, open 6, 7, breathe 8. We're going to start for the word slow and we're going to close for the bass for 4. We're going to have bass, turn your chest. Meil on 3 klassi tehtud, ma lähen nüüd teiste juurde sööma. Õues on päike ja väga soe, nii et suvi on ka jõudnud vahepeal. King of Style and Fearless. Please give it up for Wait. 2 and 3, and you want to pick up 3 up. Shot. Boom. Does that make sense? Space and allowing yourself to receive me. We got Nico! Vaadake kuu, täiskuu, kell on 10. Teate, kõik on valus. Selg on valus, jalad on valusad, päkad on valusad. Ma natukene siin venitan ennast. Ma ei jõudnud seal venitada, aga räägime sellest tänasest päevast. Päev algas siis selle uue naisega, Lenaga, kes tegelikult ei olnud line-upis. Ja see ka oli nii äge, nagu see stiil ja see oli selle look at me now. Ma lihtsalt nii vaipisin seda, ma tahaks seda nagu pärast kunagi uuesti nagu õppida, kas lihtsalt free flows, et ma proovin seda meelde tuletada ja tahaks seda ilusti puhtalt ära tantsida. Ja ühesõnaga, see oli nii vibe, et ta ise oli väga äge. Siis teine klaas oli Chaneliga. Chaneli intensiivitel me käisime siin sügisel ja siis ta juba väga meeldis mulle. Ja esimesena tegid sellist mingi Michael Jackson asja. See oli päris äge. Siis oli üks Ksenia.
vot temal oli mingi räige contemporary taust ja no see selg oli nii plastiline ja lihtsalt ma nii struggle isin, et ega see mul välja väga ei tulnud, sest no igasugused hästi suured venitused mu kehal oli lihtsalt ülirasked, eriti veel, mis on nagu näiteks seljast, et nagu seda ei anna fake ida ka mitte kuidagi, nii et jah. See oli paus, paus oli seekord kauem, eile oli paus ainult 45 minutit, sellepärast et klassil läksid nii palju üle, aga seekord oligi 1,5 tundi, et noh, päriselt said puhata. Ja siis oli Demante. Mul oli temaga selline asi, see kava megabänger ja nagu nii full out ja nii palju liigutusi ja lihtsalt panin ennast seal ikka väga proovile ja tulin mugavustsoonist välja, mugavustsoonist, aga nagu ütleme, ma lihtsalt nagu push isin ennast väga palju, sest seal oli nii palju liigutusi, hästi kiireid ja lihtsalt sul peab olema keha nii tugev selle jaoks, et neid päriselt ära teha. Aga see on lihtsalt üks asi, mida ma olen tähele pannud, nüüd ma võtan sellise hästi huvitava positsiooni. Ühesõnaga, nagu ma saan aru, ma olen ise ka õpetaja, et oluline on, et trennis on nagu energia jagamine, et kui sa oled õpetaja, siis sa annad ju õpilastele energiat ja sa natuke oodad seda ka nagu tagasi, et sul oleks ka energiat, mida neile anda. Ja nagu selles mõttes ma mõistan sellest, et väga paljud õpetajad, kes ei ole tantsumaailmast üldse teadlikud, siis väga paljud õpetajad lähevad kohe sinna, et umbes, et iga kord peab nagu mitte vastama, aga nagu, et yes, ja siis kui keegi ei vasta midagi, siis ta mingi ja siis on kõik nagu yes, et nagu, et toimiks see kahekõne, et ta ei räägiks nagu üksi. Ma saan sellest täiesti aru. Ongi imelik, kui mitte keegi mitte midagi ei ütle ega mitte midagi, et siis ongi veits selline, et kas teid huvitab see, mis ma teen praegu siin? Küll aga ma tulen, et sellega ei tohi üle piiri minna ja see on täpselt selline asi, et see ei tohi saada trenni põhifookuseks, et me peame nüüd iga kord midagi vastama. Ja no, see on lihtsalt minu isiklik arvamus, sest mina ise ei ole selline treener, nagu mul ei ole vaja iga kord, kui ma ütlen yes, mul ei ole vaja seda, et iga kord karjuvad mulle yes, eks ju. Ja mul lihtsalt tekkis temaga see, et ta nagu iga kord ütles mingi asja, siis ta oli nagu yes, ja siis nagu mul tekkis kõik selline tunne, et ma pean kogu aeg reageerima, sest et kui me ei reageerinud, siis ta oli kohe mingi. Ja see oli nagu nii tihti, no isegi näiteks nii, et this hand is like a tree, yes? Ma mingi, oh my god, ma näen, mis su käsi teeb, jah, ma saan aru, sa ei pea pärast igat liigutust nagu küsime üle, kas me saame aru. Eriti, mis puudutab liigutusi, mis on reaalselt mingi. Et nagu ma ei oska seda seletada, et see läks minu jaoks veits üle piiri ja ma ei saa, ma ei suutnud, see hakkas mind häirima lõpuks, sest nagu ma tundsin, et ma tahan keskenduda kavale, kava õppimisele, aga mul käis peas ka see, et ma pean olema ka valmis, et kui ta ütleb midagi, siis me peame nagu reageerima sellele kohe. Ja nagu see nagu tekitab minust üks stressis oleku ja mulle ei meeldi see. Võib-olla on siin kindlasti tantsijad, kes minuga ei nõustu ja on mingi kogu aeg peab ma kahekõne, aga lihtsalt kas seda peab nüüd peale igat liigutust olema? Yes, no ma ei tea. See oli minu personal opinion. Siis 5. klass oli Chanel ja oh my god, ta tegi seda Man Down koreot ja ma nii lootsin, et ta teeb seda siin, sest et oh my god, see on nii äge kava ja ma nii vaibisin seda ja ta ise on nii äge. Ühesõnaga I love. Ja viimane klass. Ma teadsin, et ma tahan pushida ennast ja ma tahan nagu lõpuni teha terve päeva ja ma tahan kõik klassid läbi käia. See viimane kava, viimane klass oli natukene raske. Nagu mitte selles mõttes, et kava oli raske, vaid ütleme nii, et kui kõik kavad on muidu olnud hiilsid ja üks tossu kava, siis see oli selline nagu experimental contemporary, aga mõned küll kontserdialas. Mis juhtus oli see, et hästi paljud läksid minema, sest reaalselt see oli 6. klass sellel õhtul, kell oli 20:30, nagu me olime seal kella 10 hommikul. Ja ma hakkasin seda kava õppima ja ma sain aru, et mulle üldse ei sobi see kava, või nagu, et ei sobi, aga nagu, et ma ei vaibi seda üldse, see on täiesti, see on contemption, niuke eksperimental, niuke nagu mingi niuksed asjad, siis ma mingi, see ei ole minu teema. Aga I felt bad, sest et nii vähe inimesi oli ja ma tundsin, et ma ei suuda ära minna. Et nagu, jah, mul oli temast nii kahju nagu treenerist ja siis oligi see, et miks mul veel kahju oli see, et see oli tema esimene klass
inglise keeles, tema esimene nagu klass Euroopas ja me õppisime seda kava vaikuses. Niimoodi, et nagu no mitte vaikuses, aga nagu ta ei öelnud mitte midagi põhimõtteliselt. Siis ta vahepeal üritas midagi öelda, aga mulle tundus, et ta rääkis vene keeles muidu. Ja siis meil oli inimesed, kes nagu tõlkisid seda. Ja siis no kuidagi see, kuidas ta õpetas, oli nii veider kuidagi, see kava, mitte keegi saab midagi aru alguses, lihtsalt nagu see oli nagu vist katastroof, aga mul oli nagu nii kahju, et nagu seda oli nagu valus lasa vaadata, aga nagu ma tundsin oma peale lõpuni jääma ja siis ta hakkas nutma. Ma ei saanud aru, mis see põhjus oli, ta ütleski vist seda, et umbes, et tal on raske, et räägivad inglise keelt, et see keelebarjäär, et ei saa üldse nagu seletada, et muidu ta nagu seletaks. Aga siis mul tekkis korraks see mõte, et nagu Lätis on ka ja vaata, räägitakse seda palju vene keeles. Ja tegelikult ma ütleks, et meil enamus saalist rääksid vene keeles. Nii et oleks võinud vabalt minna üle vene keelele ja nagu ma tunnen nagu, et ma tantsuklassis ikkagi saan rohkemat, isegi siis, kui ma ei saa su keelest aru, vaid ikkagi see, et sa seletad, siis ma näen inimesed ka isegi ise kuidagi reageerivad. Ma ei tea, miks tal läheb hästi inglise keeles rääkida või ta ise otsustas, ma ei tea, ühesõnaga ta oleks võinud minu poolest täiega vene keeles rääkida. Ega ma aru ei saa, aga ikkagi natukene kuidagi lihtsam, sest jah, vaikuses õppida, eriti kui see päeva viimane klass, kell on 20:30, ma olen just 5 klassi pannud hullu, see on natuke heavy. Ja. Aga jah, ma olen ise ka emotsionaalne juba, eks ju, ja siis oligi see, et hakkas nutma ja siis ma mingi sellesin, aga we did it. Ma olen tagasi kodus, ma nüüd siin venitasin, pean seda veel tegema, aga pool campist on tehtud ja pool on veel ees. Ja oh my god, mul on vaja veel on vaja selliseid laagreid. I love it. Kui sa oled tantsija, sa vaatad seda, sul on vähegi võimalus kunagi minna mingisse välismaa tantsulaagrisse. Või kas Eestisse mingi Select või Ripple või mis meil veel on. Ühesõnaga nendesse siis go for it. Sest välismaa treenerid nagu they bring some new energy ja tihtipeale ka väga palju raskemaid kavasi ja nagu see on nii mõnus challenge. Üks asi, mida ma ei jõudnud teile öelda, on see, et seal maas on tantsupõrand pandud. See on soojendusega. Ma ei tea kuidas, aga see on soojendusega ja see on nii tore, sest nagu me ju enamuse aega oleme, aga ju soojenduse ajal ja vahepauside ajal oleme ju paljajalu ja mõni ongi paljajalu kogu aeg. Et nii tore, et seal on nagu soe. Ja pluss see, et ilm on nii soe juba. Homme pidi olema 22 kraadi ja meie kütame tantsuruumis. It's okay. Üldse homme tuleb siis üks minu kõige oodatum koreograaf. Ma mõtlesin, kuidas ta nime öelda, aga tema nime öeldakse niimoodi pooleks, nagu pooleks, aga pooleks, võib-olla mingi aktsendiga pooleks. Ühesõnaga, ma olen ta näinud hästi palju oma Instagrami reelsides ja ta teeb selliseid reelse, kus ta siis nagu mõtleb kavasid ja kuidagi tema vibe on nii minu nagu pädi, nii et tema homme tuleb siis lõpuks andma. Käisin just pesus ja siis näete seda maisiork, kes see teeb üldse niimoodi vanni, aga see tuli siia, siis poole vanni peale põhimõtteliselt ja ma istusin siin, puhastasin mu tallakesi, saaksin püsti tõusma, siis ma lõin ennast siia ära. Korraks oli valus, aga siis ma liikusin edasi ja nüüd vaadake seda. Kuidas? Ühesõnaga, see on minu battle scar ja see ei ole isegi saadud trennist, vaid vannist. Don't you just love that? Nii, tere hommikust. Täna on siis meil laupäev, õues on mingi 20 kraadi. Tuleb 22 vist midagi sellist. Meil on täna päeval on selline trennid algavad sellise naisega nagu Anna Soul ja me alustame tossudega, nii et selline hea algus. Siis tuleb minu kõige oodatum tädikene pooleks, ma ei tea, kuidas öeldakse. Ja siis on paus, täna on väga pikalt paus, tund 45. No ma arvan, et me seda kõike ei saa, sest ma arvan, pooleks läheb kindlasti üle, pooleks. Ja siis peale teda, pärast pausi on Ksenia
kes oli eile selle hästi contemporary, niisugune venitused ja asjad. Ja siis on Janis Marshall. Tema juures ma olen käinud siin Eestis ühe korra. Ei jätnud kõige paremat muljet, nii et I'm gonna give it another chance. Tema versioon üks Hillsi klaas ja üks tossudega klaas. Aga seda pooleksid ma ootan kõige rohkem. Nii põnev. You can do this. Okay, let's give it up for Amistad! Okay. Now leave her and hop, hop, 1, 2, and 3, and 4, and paddle, but everything in 1, 2, 3, 4, and 5, 6, 7. Because I feel like it has to be with the power, you know what I mean? Riga! Yesu Amativa! Yeah. Give it up, you're beautiful! 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. After that 8, come here's another one. We have 7 and 8. And pull, head, shoulder, shoulder. Up, tick, tick, drop, push, down. How are you doing? Again like that, same tempo. I'm giving a star with class. It's a jet lag. Okay. This is someone that I saw them hitting it from the very first step. Even when we didn't really know the song yet. Even when we were still trying to figure it out. I just saw this person. Nii, ühesõnaga, käes on paus. Räägime korra, mis meil siin toimus. Meil oli Anna Soul esimene ja ta tegi selle ühe laulu järgi, mida me tegime Selectis ühe loolaga. Ja mul oli see, et see Loola tegi selle nii ägeda kava, et nagu ma lihtsalt nagu ei kujutanud seda laulu ette teise kavaga. Aga see kava oli vibe ja ma fiilisin seda, aga lihtsalt mu aju ei toiminud enam. Ja siis ma reaalselt terve aeg filmisin ja proovisin uuesti, sest ma olin nagu, ei, ma saan selle video. Ma ei tea, kas ma sain lõpuks. Ja siis tuli muidugi pooleks. Ja no see tšika oli crazy. Ja nüüd ma mõtlen, et ma läksin temaga pärast rääkima, ma tegin temaga pilti ka, ma panen selle siia. Et kui ma juba temaga olin niuke mingi, ma ei tea, mis asi, siis mida ma teen siis, kui ma Alia Chaneli päriselt näen? Ma ei tea. Crazy. Okei, jah. So I'm going to close the left side inside, and then I have this space, and then I catch my shoulder. 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, and 3, 4. So we hope to see you next year. Yeah? I hope you are ready. Yeah? I don't believe you. You are ready? Are you ready? The legendary, iconic, one and only, Janis Marshall! Janis, let's go together. Janis, I gave up. Kell on kohe 11, ma kõnnin jälle poodi. Ütleme nii jah, et ma viimase klassi andsin veits alla, sest nagu ma olin väsinud, mulle Janis väga ei pakkunud pinget, see laul ei meeldinud mulle ja see kava ka ei olnud minu teema. Nii et ma mõtlesin, et mis ma seal surun. Ma esimese poole olin, õppisin ära enamuskavast. Ja siis ma tundsin, et aitab, ma ei filminud seda isegi, sest lihtsalt jah, see ei olnud üldse see. Vot. Aga jah, peale pausi
oligi meil see Xenia, kes ikkagi oma selle hästi nagu plastilisusega, no nii ilus, väga ilus, kui see teeb, lihtsalt minu kehale see ei sobi. Et ma tegin selle ära, I pushed through, aga ma tundsin jah, et nagu, et võib-olla see nagu erinevus selle eelmise klassiga, mis ma selle Polexiga tegin, et seal oli mul teine energia, et ma tundsin, et ma olin rohkem nagu in the zone. Oot, ja siis tuligi Janis, jälle ta see energia mulle üldse ei istu ja see commerciali kava või noh, tussude kava oli ka selline, noh, jah, Britney muidugi, see alati vaibib, aga kava ise, ma ei tea, ei olnud jah, jällegi minu teema. Oi, udused olete. Nii et eelviimane päev on meil siis selline. Tegelikult tahaks täna pessu minna nagu peaga, vaatame, kas viitsime. Võt sedasi. Girl dinner. Väike update ka teile siia. Siin on väike sinikas. Okei, mina ja mu punnid lähevad nüüd magama. Ja räägime hommikul viimasel päeval uuesti. Tere hommikust. Kui te küsite, kui käsin ma olen, siis panin selle üle tagurpidi selga. Viimane päev, viimased 5 klassi. Oh my gosh. Taas kord jälle mingi 100 miljon asja. Täna on viimane päev, ehk siis peame kohvritega minema. Let's go! Nii, meie tänane ajakava on siis selline. Hommikut alustame sellise neiuga nagu Hailey Messick. Ja ma mäletan 10 aastat tagasi umbes, kui ma avastasin enda jaoks Jojo Gomezi, üks väga tuntud täitsa, siis Hailey nagu tantsis temaga kogu aeg. Ja siis nagu ta tegi kogu aeg eraldi mingid soolosisse ja siis juba Jojo oli mingi, oh my god, ta on mingi crazy bitch ja mingi, ta on nii flexible. Ehk siis nagu ma veits kardangi seda, et ta on hästi painduv ja hästi selline full out contemporary vibes. Ehk siis see tuleb crazy ja tuleb nagu 2 klassi, ehk siis hommikul ja siis kõige viimane ka. Ma üritan mõlemat teha, vaata mis saab. Siis tuleb peale Heilit teha pooleks, tuleb tema tossukava. Seda ma väga ootan. Siis tuleb paus ja siis on osti see Niko, kes oli siin nüüd üleeile üks väike huvitav seiklus. Ma proovin alguses, aga kui ma ikkagi üldse ei vaibi, et ma pean in silence õppima ja võib-olla see kava ka ei ole päris see, siis ma ikkagi poole pealt, ma arvan, puhkan. Ja siis Anna Soul on veel ka. Tema siis Heelsi kava, seda ma ootan ka väga. Ja siis on veel Hailey. Et jah, kui ma kellegi peaks äratma, siis ma arvan, et see on Niko. Aga ehk siis nice. Ja siis meil on natuke aega, me lõpetame kell 8 ja siis meil läheb 23:40 lennuk. Nii et meil on aega rahulikult. Hills Convention. So she's a fire, she's a power, she's the queen of technique and full of attitude. So give it up for Hailey! Hold 7 and 8 and hold. Left, right, left, circle and drop. Turn back. No nii, 2 klassi on tehtud ja ma panin hullu mõlemas, ma ikka üritasin anda endast kõik ja need olid nagu nii ägedad. Ja nüüd on meil paus. Ja ma mõtlen peale pausi on see Niko, kes siis üks päev oli siin natuke väike katastroof. Ma mõtlesin, et ma proovin korra, kui ta ikkagi õpetab vaikuses, kui ta õpetab sellist stiili, mis mulle üldse ei meeldi ja kui on niisugune laul, mis mulle ei meeldi, siis ma ei hakka aega raskama. Ma saan aru, et kui ma olen väsinud, siis mul pole mõtet pushida treenides, mis mul üldse ei vaibi mitte kuidagi pidi. Nii et lähtume sellest, et võtame pigem maksimumi nendest, mida me tahame päriselt teha.
vot. And 5, 6 and a half. Like letting your body do shit versus like practicing and holding yourself back. I just don't want to waste flowers. Flowers are so beautiful. Already getting ready for the next year, and of course I'm waiting for you at the next year and Saate aru, see on tehtud. Oh my god. Nii, me nüüd otsustame, mida me edasi teeme. Päikeseloojakuga McDonald's, me lähme sinna. Me otsustasime, et me lähme Maci, mitte lennujaama. We deserve it. Jaa, õnnelikud oleme. Me oleme lennujaamas ja juhtus selline asi, et me pidi minema lennuk 23:40, aga mingid inimesed hilinevad ja me ootame neid ja me lähme alles 00:10. The earliest. Mis ajast üldse tehakse niimoodi, et oodatakse järgi nagu nii kaua teisi? Ma ei tea, weird. Täitsa lõpp, ma olen kodus. Ma alustan sellest, et ma korra lõpetan ära selle update'i, kuidas meie camp lõppes. Peale pausi oli meil veel siis 3 klassi. Esimene klass oli see Niko. Ma proovisin seda, aga jällegist ta põhimõtteliselt üldse ei rääkinud. Ta ei seletanud, kuna oli keelebarjäär, ta oli hästi selline nagu liikumine ja nagu mul on vaja, et selliseid asju seletataks, et täpselt aru saada, mida sa pead kasutama kus. Mina alguses mõtlesin, et ma tulen sinna, ma olen maksnud selle eest, et ma siis juba nagu teen kõik lõpuni, aga tegelikkuses peab olema smart tantsija, tark tantsija, et tegelikult ikkagi on loogilisem, et sa hoiad oma energiat nende tundide jaoks, mis sulle päriselt huvi pakuvad. Et kui sa nagu võtad kõik tunnid ja sulle mõni isegi huvi ei paku, vaid sa suruliselt läbi, siis juhtuski see, et nagu sa raiskad oma energiat valesse kohta ja siis kui tuleb see klass, mida sa tahad päriselt nagu proovida, siis sul ei ole enam energiat. Vaata, sellest ma sain alles selle laagri lõpus aru. Aga enne ma ei olekski aru saanud, kui ma ei oleks ju läinud ja proovinud. Et jaa. Ühesõnaga jah, ta alustas see Niko, eks ju. Juba nägin, et see kaua liikumine ei ole üldse see, mis mulle meeldiks. Või mis on lihtsalt minu maitse. See ei olnud nagu päris. See lauli on minu maitse ja siis mind häiriski see, et tegelikult õpetajana mulle ei andnud nagu seda, mida ma tahaks, sest nagu ma tahan õppida midagi. Ma ei saa nii, et ma lihtsalt tulen sinu kehaga kaasa ja ise ma ei saa mitte midagi aru, mis ma teen. Ma lihtsalt jäljendan sind, aga mul on vaja õppeprotsessi. Ühesõnaga, siis ma olingi nagu seal mingi, ma ei tea, 20 minutit ja siis ma tundsin, et okei, see ei ole ikkagi mulle. Puhkasin, siis tuli see Anna sul see, tegime seda just a little bit teist versiooni veits. See oli nii äge, aga nii raske, nii palju detaile, nii palju hästi kiire, et nagu selles mõttes campi lõppu sellist kava teha on ikka päris raske, aga tegime ära ja siis mul oli täiega plaan jääda Heilisse ja teha nagu viimane nagu nii-öelda tund. Ja siis mul juhtus see, et suht mingi esimese, ma ei tea, 10 minuti jooksul, seal oli suht alguses selline liigutus, kus sa lähed nagu vasaku käe peale, aga õlg on nagu siin niimoodi, ja siis sul on jalad üleval. No alustame sellest, et kuna ma ei paindu, siis mul juba keha hoiab natukene nagu teistmoodi ja mul on nagu see üli ebamugav ja ma läksin kuidagi valesti ja ma tundsin, et ma tõmbasin nagu midagi ära. Ja ma ei julgenud enam teha seda ja seal suht palju läks edasi sealt samast nagu positsioonist nagu sarnaseid asju ja ma tundsin, et nagu pärast ma keeran pekke midagi. Ja ma nägin, kui palju seal oli elemente, mida minu keha lihtsalt ei saagi teha hetkel või üldse võib-olla, mis puudutab siis painduvust, sest enamus kavad, mis olid siin laagris, ei olnud üldse kuidagi seotud painduvusega, aga vot see viimane kava oli. Ja siis ma tundsingi, et ma pigem ei tee asju hullemaks.
ma lihtsalt puhkan ja see lend oli nii jõudne või nagu see oli ülilühike, aga seal oli nii palav. Ma lihtsalt nagu, mul on see loogika, kui minul on palav, siis mina ei tea, mida teised kogevad, sest nagu mina kasutan suvel soojapuhurit. That's how cold I am. Ja kui minul oli juba palav, siis kuidas teised ei olnud mingi ma tundsin, kus ma kõik see oli nii, ma hakkas pahaga sellest veel. Need 4 päeva olid imelised. Ma tõesti tundsin, ma nagu nautisin neid tunde. Need kõik tunnid läksid nii kiiresti mööda, nagu mul ei olnud mitte ühegi trenniga. Isegi nendega, mis mulle võib-olla nii väga ei meeldinud, aga mitte ühegi trenniga ei olnud mul seda, et no millal see läbi saab. Mitte ühegagi, sest järsku olidki need juba läbi. Ma üritasin nüüd praegu mõelda siin, et mis oli mu lemmikkava või top 3 ja lihtsalt ma ei suuda valida. Nagu mulle meeldis Chanel'i, ma ei tea, selgitada võib-olla mitte midagi, aga mulle meeldis Chanel'i Man Down, mulle meeldisid Polexi mõlemad kavad, mulle meeldis selle Anna Soul, tema see Turn Close, ühesõnaga see, siis mulle meeldis väga see Leena, selle Lõkke minna, see oli nii hästi, nagu ma tahan seda kohe kindlasti uuesti proovida stuudios tantsida. Siis mulle meeldis väga Pedro esimesel päeval see I'm a bee, niuke hästi peaga hästi palju. Ühesõnaga jah, see oli lihtsalt üks imeline kogemus ja nii äge, et põhimõtteliselt see on niimoodi, et iga selle trenni lõpus saab üks inimene siis nii-öelda star of the class, üks sellise tähe. Ja sellega ta saab järgmise campi 50% soodsamalt ja siis, kui on nagu sul vähemalt 2 tähte koos, siis sa saad järgmise aasta tasuta. Ja Eestist said mõned ja üks neiu said ära 2 tükki ja reaalselt iga kord me nutsime seal, sest see oli nii tore, ta oli nagu nii happy ja nagu vaat see ongi see, et nagu 4. päev ja emotsioonid on lappes ja lihtsalt ma tundsin kogu aeg, ma tahtsin nutta, siis minu see üks õpilane sai kõige viimase selle tähe ja ma olin lihtsalt proud mama. Ühesõnaga, see kogemus on hindamatu ja mul on sellest nii kahju, et mina leidsin enda jaoks need asjad liiga hilja. Ma ise tunnen seda, et ma saan 30 ja ma käisin see aasta esimest korda Hills Campis ja eelmine aasta esimest korda Tossu laagris. Et selles mõttes mul on kahju, et ma nii hilises vanuses tantsija mõttes selle avastasin. Sest nüüd ma mõtlen, et kui ma oleks selle avastanud 10 aastat tagasi. Okei, võib-olla 10 aastat tagasi ei olnud need asjad nii, eks ju, obviously. Ma võiksin minna sinna või laskuda sinna, kus ma oleks mingi, ma olen nii mõtetu, kõik olid minust paremad, ma ei oska mitte midagi, aga see eest ma olen pigem mingi, et mul on veel sellega õppida, sellega vaja tegeleda, seda rohkem teha, sellele rohkem keskenduda, et nagu ma võtan seda pigem niimoodi, et kui ma saaksin need asjad ka paika, siis nagu kui kõrgele ma veel saaksin minna omadega. Omgi siis üks mitte aga nagu siis, kui see laager lõppes, me just ootasime taksot ja siis üks treener, see mingi Xasmi, ma ei tea, ma teda ei teadnudki, aga ta pani Instasse mingi niisuguse postituse umbes, et ta seletas, miks ta ei olnud seal laagris. Et see oli veits nagu imelik postitus alguses, ta seletaski, et tal oli see mingi lendude jama, et ta ei teadnud, kas ta jõuab ja siis ta küsis nagu korraldajatelt nagu abi ja siis ta nagu umbes oli suht niuke mingi, umbes, et ma eeldaks korraldajatelt umbes seda, aga ma umbes ei saanud seda abi, aga siis lõpus kirjutab no hard feelings, et umbes, et ma juba rääkisin korraldajatega ja kõik on hästi, siis ma olengi nagu, et sa ei saa kirjutada sambas lauses 2 täiesti erinevat mõttega lauset. Aga mu järgmine tantsulaager hetkeseisuga ongi siis Select, mis oli mulle ka eelmine aasta, see on siis juulis ja ma kohe kindlasti lähen Lätiga järgmine aasta. Ja ma julgustan kõiki, kes vähegi tegelevad Hillsiga seda tegema, sest et see on tõesti väga äge kogemus. Ma nii loodan, et järgmine aasta on seal Ali ja Chanel. Kui ta on seal, ma hakkan nutma. Reaalselt ma hakkan nutma. She is the reason why ma üldse Hillsiga hakkasin tegelema, sest ma nägin tema videosi, ma olin obsessed. Üldse ma tunnen, et minu Hillsi stiil on väga olnud mõjutatud tema Hillsi stiilist. Kohtud oma iidoliga.
tantsuklassis, ma ei ole ju saanud seda teha. See tundub lihtsalt minu jaoks nagu nii surreal, sest nagu ma mõtlengi, et kui Elevil ma olen olnud treeneritest, kes nagu on lihtsalt ägedad mu jaoks, aga nagu nad ei ole nagu see on sama nagu Beyonce mulle. Et nagu, ma ei tea, mis siis saab, kui ta päriselt tuleb. Või nagu, mis siis saab, kui ma päriselt ta klassi lähen. Okei, ühesõnaga aitab lubast. Ma nüüd taastun sellest kõigest. Loodetavasti kiiresti. Ma loodan, et teile meeldis selline väike tantsulaagri video. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau!